Снежана Шьёс. Это я. Мы квадидоры, вожматны, лыктым, ашмеот мурдышку мез. Вообще, як маршалиш верало. Мон памон виде аружай реставратор гуса. И вещь малпашки, малы мурдышку, цепчатуш, ено, четвер и вещмошуса. И мылгыт Луис, сое, и мы мастурдыштылыны. Не дилетлали вожматы мы, Башкалазе мощматы, башкалазе гашаса, кыжи можно нулдыны али, туала, городына, гуртына, шуандына, юандрына. Tere ka minu poolt, et teie osas siis ise disainer päritud Murdiast ja need kõik modellid või modellide peal olnud riided on tema tehtud, tema kätega tehtud. Et tema kohta siis nii palju, et ta on 35 aastat teinud seda tööd. Tegelikult ta on õppinud ka seda riiete restaureerimist. Ja ta on mõelnud väga kaua või väga palju selle üle, et miks ta seda teeb. Et ta teeb seda sellepärast, et ta tahab näidata ka teistele, mis see Udmurdi riietus tähendab, mis ta nagu maailmale võiks anda. Ja need riided on kasutatavad mitte ainult külas, vaid ka linnas käimiseks, üritustel osalemiseks, ühesõnaga nad võiks öelda, et nad on universaalsed. Али печагыны верало, майын тадеремиос боши ашкошуса. Кыжи бал ашло башкаладырья. Башкаладырья. Бал тани также тени дерем, тени куэм дерем. Ja nüüd ta natukene räägib nende riiete erilistest faktides, et näiteks minu pealt ta näitab seda, et selline modell oli hästi vana või hästi ammu, et ehk siis võib öelda, et arhailne modell. Самое важное, да, где ты начнешь с птичком, все точки, все лимфаузы, это очень важная, вот, прямая туника. Вот это база базой. Kõige olulisem osa see aluskleit nii-öelda. Соботе басмален пашталеш, миллион сантиметр. И тинисо деремиос ваньмузожи кылдемы. Et mis on ühine nende kleididel? See on aluskleit, mis on 40 senti laiused. Mis selle? Али квинтерем тату вышматемын уйпалу лукдёстыч. Кетёсыз meie näidatud kollektsioonis on 3 kleiti, mis on pärit Põhja-Udmurtiast. Ку буйол кылдис, синисес буяну кускизы, кылдиси кечато дерениос. Ja siis ajalooliselt, kui tekkisid värvid, tekkis ka värviline kangas ja tekkis, kuidas seda öeldakse, ruuduline kangas. Теперь посмотрите, что придумали наши девушки, женщины. Кен баштыны лыкто, корка пыро, эмеспиле шугуюа, эмеспиле натаез юа. Кытын нылыт, буоно туганы, сос вожмато. И сос ты берыцканы косо, берыцки, пожалуйста, ты бурыныды. Адямиучке качесолен вылтыры тусыс. Ты бырдис. Nii, Tatjana siis räägis sellisest tavas, et kui peigmees esimest korda tõi oma pruuti enda koju, siis peigmehe isa palus kõikidel tüdrukutel oli palju, et pöörata seljaga tema poole ja selja tagant ta pidi ära arvama, kes see tema tulevaane minija on. Мало се вожматы, мало созбер ползаучко. Она будущая мать, да, войну пивайну кула. И sõinik tako turiossus olen tšeberatškina kula. Miks ta seda tegi? Sellepärast, et ta vaatas või vaatles naise
tagaosa või tagumikku. Aga miks just tagumikku? Sellepärast, et see on seotud sünnitamisega. Uskuti, et kui on natuke suurem võib-olla, et siis on kergem sünnitada. Тауныльюс, ага, спасибо. Тавере, удмурт дерем язычконоке, тани милям, удмурт йослен, дерем з пыр божмато пужаджо удунеес. Как хоть куда люкетес деремлен, божмате макину шарыч. Ми уяшкишкот дере, у нас вот преклонение божества. Юлтишкот, сумне инмариослен. Tapal poteres, это инкуаш, а лимон сейнулишко. А итет, тогда есть итет, имеете, собственно, божмато. Союз музеем мы сижем, ашмелен осмалы. Lühidalt võib seda tõlkida selliselt, et udmurti riietus on seotud maailmaga. Ja kuna udmurti kultuur on selline, et me väga täname Jumalat ja meil Jumalaid on erinevaid, ja iga element udmurti riietuses on seotud ka Jumalatega. Ehk siis pearätt või siis peaaksessuaar näitab seda, et me ülistame seda ülevalt poolt seda Jumalat. Inmar. Jumala nimi on Inmar udmurti keeles. Siis on keskel on inkuas loodus, jah, et looduse Jumalale. Ja siis alt on maajumal, et keda me siis peame meeles ja ta on meie kultuuris väga tähtis. Дальние вероноки, кыжи, ашмиле башкалаосмы обязательно цепоновал граница. Таки, мы нам новань, и тани не нашлен новань, да? Хоть кудислен границы, и собира, что сопалдуньос, тапалдуньен, ту, пасаулана кулашуса. Ja Tatjana praegu näitas seda nii-öelda piiri, ehk siis kleetides on ka näha seda selgelt seda joont. Ja see joon või piir näitab seda, et see allmaailm ja ülevalmaailm, ehk siis tavamaailm on omavahel seotud ja nad peavad olema nii-öelda tasakaalus. Панина Милям, Мипалан, центральный удмурты, Калмес, Пальёс-Шуком, Вавош, Ува. У них вот такая структура. Свостаче деревнуло. Vavošis ja Uvas, need on Kesk-Udmurtiast rajoonid. Были сатин Тунобасма, а у Иисус Kõõmulgu. Ja nemad siis kannavad sellist stiiliriietust, et ülevalt poolt on nii-öelda kallim kangas ja alt on puuvillane kangas. Теперь покажем парней. Ja nüüd asume poiste kallale. Бургурон Йосмы, также ведь Бургурон Дерем Шуком Косогород Кашон мы ведь малы Ашмелен Башкалаусмы, тодолизы, что вот важные точки, да, яремная точка. Сойник так Косогородка. И хоть кулос городник, пани сбор самый. И сойник талент тоже. Гадюжик и тогда Египет пьяш, жнишком купеч. Tatjana rääkis siis meeste särgis nii palju, et siin on väga tähtis punkt või siis koht, mida tuleb kaitsta. Ja särkide peal on ka näha, et seda tuleb kinni nööpida. Mi palat, dor palam, tani ta ce vorborăn iostii vileam șo tăr cunozân, ta câșisoș, bațân liușan burtân, cu discheno câșiso, pușogoe. Iso pușogo și mate ta ciușconen, ta și chiar te mes. Ion gârdișcu. Tatjana ise on pärit Lõuna-Udmurtiast ja Poola peal on selline riietus, mida tavaliselt kanti siis, kui on väga suur pidu või pidustus ja see tema linig, mis on nagu siia pandud siia ette ja seotud külje peale, näitab seda, et kõige tähtsam peremees on tema seal peal.
Vaevirannik što тоже viranok ja mu ketkal gözüm şamennik so transportem şaşkı derem без секунд, и ты не жить бесконечно много-много упста. Võib-olla ka üks ühine joon teiste kultuuridega selles, et meil on mitmekihiline riietus, ehk siis algussärk, pealmine särk, siis on ilmavarukateta peal ja varukas, et see on nagu kapsas, mitmekihiline. И альячко дыдер ваньсче буйоюс, который ценуло уже, и лызенченем тагин восищенного. Ja mis puudutab nüüd värvi, et nagu te panite tähele, meil on sellised punased värvid ja siis tumedad sinised värvid, et mis need tähendavad? Tumedad kantakse nii-öelda pimedal ajal, ehk siis sügisel, talvel ja ülejäänud kantakse vastavalt siis kevadel ja suvel. Suurimad tänud, et ja sellega me lõpetame ja ka tahaks, et te plaksutaksite meie modellidele veel. Küsimused, siis me oleme seal nurgas, et palun tulge ja küsige. Suurimad tänud veel kord ja meeldivat õhtut.